kuidas end lemmiklooma koju toomiseks korralikult ette valmistada. Täna läheme loomapoodi ja paneme kokku komplekti, mis võiks enne kutsika või kassipoja majja toomist kodus olemas olla. Tere, Tõnu! Tere, Heidi! Mul on hea meel, et sa näitad mulle täna ära kõik need põnevad asjad, mis tuleb endale valmis osta, kui sa tood koju uue lemmiku. Kust me peale hakkame? Lähme poodi sisse kõigepealt. Väga hea mõte. Igas Petsiti poes on olemas sellised ostunimekirjad, mille järgi saab vaadata, millised tooted oleks vaja koju. Alustame näiteks pesadest. Nii, pesad. Otsime need pesad siis ülesse. No pesasid on meil tohutu valik on erinevatele suurustele, on erinevatele maitsetele. Aga kui me lemmiku seisukohast nüüd vaatame, siis mis pesa valikul talle oluline on? Peaks lihtsalt vaatama, et ta mahuks ära, et ta suuruse järgi, et ta oleks kergesti võimalik puhastada. Muidugi siin on see probleem, et kui nad kasvavad, siis see pesa suurus muutub. Nii, nimekirjas järgmine punkt on meil. Vaatame kutsika toit ja maiustused. Koera toiduga on põhiline selline moment, et tasub kasvataja käest kindlasti enne küsida, mida tema kutsikad on söönud. Ja selle järgi tuleb siis teha see ost ka. Ja üleminek uuele toidule juhul, kui tahad vahetada, siis vist tasub teha hästi aeglaselt, et ei tekiks seede probleeme. Tegelikult koera kutsika toidust rääkisime me pikalt ja põhjalikult lemmiku selle hooaja esimeses saates, nii et kellel jäi nägemata, siis nüüd on hea võimalus minna see lõik järele vaadata. Aga edasi, mis on järgmine punkt meie vahvas nimekirjas? Kaela- ja jalutusrihmad, see on oluline teema. Kaelarihmasid on tohutu valik ja ma arvan, et kõige mõistlikum on võtta kutsikas poodi kaasa ja hakata järjest proovima. Ei ole mõtet osta esimese kaelarihmana kõige kallimat kaelarihma, vaid ikka jällegi hinna poolest, sest koer kasvab ja need rihmasid tuleb kogu aeg vahetada. Kuidas on nüüd lugu nende traksidega? Millal kas kutsikal tasub eelistada trakse või kaelarihma? Mis sina arvad? Mina arvan, et traksid on palju mugavamad kutsikale. Aga traksid vist ei ole sellised, mida sa saad talle kogu aeg peale jätta, eks ole? Ei. Ma olen kogemuste põhjal öelnud niimoodi inimestele, et kaelarihm võiks olla ja võiks traksid olla, et jalutama minnakse traksidega ja kaelarihm võiks olla lihtsalt koduseks kasutamiseks. Aga meie nimekirja järgmine punkt võiks olla arendavad mänguasjad, et mille jaoks need arendavad mänguasjad vajalikud on? Kui koer on näiteks pika päeva üksinda kodus, siis oleks hea, et tal oleks tegemist ja et ta ei rikuks mööblit. Meie vahva tabeli järgmine punkt on väga oluline, see on transpordipuur ja aedik. Aga milline peab olema üks hea transpordipuur? Transpordipuur peab olema selline, kuhu koer sisse mahub korralikult ja lahedalt. Kas sellist puuri võib nüüd pidada koera kodupuurina ka, nagu koera nii-öelda selle toana? Põhimõtteliselt võib, aga et tal ikkagi jääks see tunne, et seal oleks nagu ruumidel piisavalt, et ta saaks seal liikuda, olla ja puhata. Aga on sellised eraldi päris suuremad puurid. Mida siis kasutatakse koera koduna? Just. Nii, järgmine asi meie nimekirjas on kakakotid. Kakakottide valik on ikka maru värviline teil. Mitte ainult värviline, vaid ka lõhnaline. Et on lõhnatud tooted ja on lõhnadega tooted. Ikka rohkem, kuidas omanikule meeldib, mitte koeral on täiesti ükskõik kuhu sisse seda kaka paned. Temal on hea meel, kui ta saab õue kakada. Selle listiga me olemegi nüüd ühel pool ja saame minna edasi kasside juurde, sest ka kasse võetakse endale koju väga palju. Kui palju erinevust on koera ja kassi selle ettevalmistuse listi vahel? Olulist vahet tegelikult ei ole. Kassid vajavad pissimiseks ja muudeks asjadeks siis liivakasti. Ja nende jaoks võib olla see pesateema tunduvalt tähtsam. Kassi toodete valik on teil vist sama kirju kui koera toodete valik. Ja liivakasti vist saab ka endale valida siis täpselt ülejäänud mööbli värvi järgi, jah? Põhimõtteliselt see on nagu, kas sa tood endale Mercedest või Fordi, et sellised valikud on koguni olemas. Ja on olemas ka niimoodi ultramoodsad tooted, nagu on Hop-In liivakast. Miks see Hop-In ehk hüppa sisse nüüd parem on kui selline klassikaline madal liivakast?
ütleme niimoodi, et kass hüppab siia sisse, ta saab rahulikult privaatselt oma toimingud ära teha. Ta hüppab sealt välja, hüppab kõigepealt siia peale ja see liib pudeneb tagasi kasti ja mitte ei jõua elutoa vaibale. Kassid armastavad väga palju privaatsust. Kellele ikka meeldib vetsus käia, nii et teised pealt vaatavad, on ju. Ja see privaatsus tegelikult laieneb ka pesadele, et kui koer tahab magada niimoodi nagu pesa, siis kass tegelikult eelistaks enda ümber 4 seina. Just, kass tahaks turvalisust tunnet. Ja siin on lausa 2 ühes variant, et on olemas pesa magamiseks. Mõned kassid tahaksid magada hoopis siin peal või kõrgemal. Samas see väike redel on just nagu ideaalne selliseks kraapimiseks. No see pesade ja kraapimispuude valik on üsna suur, et kuidas nüüd valida see õige? Ma arvan, et eelkõige peab lähtuma korteri või elamispinna suurusest. Kui omanik tahab oma kassile pakkuda kraapimisvõimalust ja tal ei ole väga suur korter, siis selle lahenduse leiab alati. Ja kui on otsus tehtud, et lemmikloom tuleb koju, siis on alati kõige mõistlikum tulla kõigepealt lemmiklooma poodi ja küsida müüja käest abi. Ja kõik müüjad aitavad hea meelega, et leida enda õiged ja sobivad tooted.